Hea meel, head sõbrad, vennad, õed, teid tervitada, et vaimulikel on ka omad sellised vabad hetked, hingamispäevad ja vabad pühapäevad, mis just minul on, aga ma olen oma perega, ma olen ise lapsest peale siin kirikus väga palju teinud ja ikka perega, kuna meie maakool on siin lähedal ja tavaliselt siis, kui ma siia tulen, siis ma tulen lihtsalt kirikulisena, sest seda on ka meile kirikuõpetajatele vaja, aga homme saan jälle piiskopi särgi selga tõmmata ja praegu on veel selline kuu, kus ma asendan ka peapiiskopi, kes on sabatil ja minna konsistooriumisse homme Soome külalistega kohtuma. Aga kui sa niimoodi tuled tavalisel pühapäeval ja satud sellise teenistuse osaliseks, kus on nii palju peresid, lapsi, on ristimine, täiab see muidugi südame väga suure rõõmu ja tänulikkusega. Et eks ma olen sattunud ka väga erinevate meeleoludega siia Kuusalu kirikusse ja erinevad siin käima, aga on väga suur heameel kogeda, et meie kirikus tervikuna ja ka siin Kuusalu kirikus on tulevikku suunatust, on sidusust, on rõõmu koos tegemisest, koos Jumala teenimisest ja ma tahan muidugi väga tänada ja avaldada sellist tunnustust ja soovida jõudu ka õpetaja Peetrile ja sinu perele siin selle töö tegemiseks ja korraldamiseks, et nagu me teame ja äsja ka rääkisime, et ega see mõnes mõttes ei ole ka lihtne, tuleb võib-olla paljusid asju otsast ka alustada ja eks me teame igas ametis ja ka vaimulikena, mis on selle töö köögipool, aga ma usun, et sellised hetked nagu tänane, kus inimesed tulevad, kus on ristimised, on noored, kellele me selle kiriku tahame jätta, et see ka kinnitab ja annab julgustust ja jõudu. Ja ma muidugi väga õnnitlen ja soovin Jumala õnnistust kõigile ristitutele ja teie peredele, et midagi õigemat praeguses ebakindlas ajas ristida ennast, oma lapsed usaldada, oma pere, maa ja rahvas Jumala kaitse alla, midagi paremat teha ei saa. Ja kui õpetaja ütles, et tuletage meelde ka oma ristimist, siis ma tuletasin meelde 30, mind ristiti ka täiskasvanuna 36 aastat tagasi. Ega ma ei ole küll kordagi pidanud kahetsema, et ma olen Jumala perekorras, et ma saan elada koos Jeesusega, olla koguduse keskel, teenida ka kirikus, eriline arm ja õnnistus ja andu Jumal ka teile seda väga. Aitäh, et nii hea oli kuulda, et te ka piiskopide eest palvetasid, et meil on täna abikaasaga 3 aastaga ja see on üks põhjus, miks me täna ka perega koos oleme ja üks tütar, kellele juba vanavanemad oleme, tuleme ikka veel vaatama, et mis saab olla ilusamad kui selline päev siin teie keskel veeta. Ja soovin siis, et me ikka võiksime käia koos Jeesusega rõõmsal meelel, kui meie elus on ka raskusi, mitte sellest lasta ennast nii-öelda õigelt teed kõrvale juhtida, vaid olla kindlad, et Jumal meid kunagi ei jäta, tema on iga päev meie juures ajastu otsani ja tema õnnistab ka meie tööd, õnnistab ka meie kirikut ja võib õnnistada ka raskunud aegade meie rahvast. Nii et julgus siis Jumala andide heaks kasutamiseks ja õnnistada näha.